Tere! Mina olen Karmen, teie tänane saatejuht ja mul on väga hea meel, et te olete jõudnud kuulama juba 4. episoodi Kodavere podcastist Kaugen külen. Nüüd enne, kui ma lähen meie külalise juurde, siis ütlen ära, et me salvestame täna taas kord Kodavere pärimuskeskuses, nii et võib kostuda vahepeal laste kilkeid või pillimängu, aga ma usun, et see tänasesse teemasse sobib väga hästi. Aga nüüd, kui liigumegi otse meie külalise juurde, siis on meil täna siin Peipsiääre valla tantsujuht ja esimese Kodavere tantsupeo kunstiline juht Liis Tenno. Tere! Tere! Ja võib-olla meie kuulajad saaksidki kõige paremini just teie enda käest sellise sissejuhatuse. Kõigepealt aitäh, et kutsusite, et nii tore on tulla noorte tehtud podcasti. Aga et kes ma olen siis? Ma olen tegelikult sündinud üldse Võrumaal ja siia Peipsiääre valda sattusin 2021 või 2022. Et kui tuttav kutsus Kassikangast juhendama, et Liis, kuule, et kas sa saaksid tulla? Siis niimoodi sattusin siia. Ja et ma olen tegelikult rahvatantsuõpetaja. Hetkel juhendan 4 erinevat rühma. Kuid põhitöö on mul virtuaalne assistent. Ehk siis olen ettevõtjatele tugi ja kõik ülesanded, mida saab teha interneti teel, ehk siis kas sotsiaalmeedia postitused, kodulehe haldamine või siis ettevõtjatele mentorid, siis sellega tegelen igapäevaselt. Väga vahva, et meil võib-olla peaks hoopis teie poole pöörduma, et meie seda sotsiaalmeediat võiks hallata. Aga kui minna selle meie tänase põhiteema juurde, mis väga üldiselt on ju rahvatants, et siis kuidas teie teekond rahvatantsuni jõudis? See tegelikult oli hästi loomulik. Mul vanaema ja vanaisa on terve elu tantsinud rahvatantsu, et lapsest kuni siis põhimõtteliselt pensioniaani välja. Ja ma ise siis alustasin rahvatantsu 1. klassist. Mõned aastad seal olid pausi, aga põhimõtteliselt kuni siis koroona alguseni, kuni 2021 aastani tantsisin. Et olen ise tantsinud ainult segarühmades. Aga et juhendajaks hakkasin ma siis 2021 või 2020 aastal. Ma täpselt enam ei mäleta. Ja sinna ma sattusin, läksin ühte kooli huvijuhiks ja tahtsin lastele ka rahvatantsu teha. Ja siis kohe kõrvalt öeldi, et aga kuule, meil on siin ka naisrühm ja tema just otsib juhendajat. Et siis niimoodi tuli minu esimene rühm. Aga et esimene juhendaja kogemus oli mul tegelikult juba gümnaasiumis. Kui minu enda tantsujuhendaja pidi kuskil ära käima, siis ma sain korraks proovida seda kätt. Ja sealt tegelikult tuli mulle, et ma tahaksin ise ka ükskord juhendada. See on väga vahva. Aga just kui see, et te ise olete tantsinud segarühmas, aga siis see naisrühm, kas seal oli ka mingi erinevus tunnetada või vajas see harjumist? Jaa, see oli, minu jaoks oligi hästi teistsugune just soojendust üles teha. Naisrühma tantsud on hoopis teistsugused. Ta on tehnilisemad kui on segarühmadel. Aga õnneks, kuna ma samaaegselt käisin Lõuna-Eesti algajate rahvatantsujuhtide koolitusel, et siis ma sain alati iga kuu mingit nippe, et mida nüüd oma rühma peal katsetada. Et see oli nii hea tugi sellel ajal. Väga vahva. Aga kui me nüüd võtame, et ju Kassikangas tegutseb Alatskivil on ju, just, ja tegemist on ikkagi sellise väiksema piirkonnaga, või Alatskivi Peipsiääre vallas on suurem, aga üldse, kas väikses kogukonnas tantsijate leidmine on, kuidas sellega on? Väiksemas kogukonnas kahjuks on raskem tantsijaid leida. Et seal tuleb hästi palju ise teed teha ja tantsijad ka, et ma olen alati tantsijatel öelnud, kui sa tahad rühmast ära minna, siis sa pead asemele tooma uue tantsija. Mõistlik. Ja eriti raske on näiteks segarühmadel. Et kui koolis sa saad poisid ikka tantsima panna, et kas siis vabatahtlikult või kohustuslikult, aga täiskasvanuna on see, et meestel jääb nii pikk paus tantsus.
ja siis nad tavaliselt enam ei taha tantsima ka tulla. Väga just, et ma näen ise meie kooli näitel seda, et juba tegelikult noori tantsima saada on raske ja eriti kui ei ole seda algklassi baasi all, siis on nagu veel raskem. Et meil kah palal veel on rahvatantsu ja me ikka tantsime, aga no ikka raske on. Ja ma ise tegelikult pooldan seda, et algklassides võiks rahvatants olla tunnis sees. Et on mitte päris selline kohustuslik rahvatants, et sa nüüd pead tegema, aga lihtsalt, et õpitakse rahvatantsu, siis õpitakse seltskonnatantse, et niimoodi oli mul endal koolis. Ja meil oli kohustuslik ta kuni 6. klassini. Et siis saidki sellised kergemad pärimustantsud selgeks ja samas sa õppisid ka, kuidas valssi tantsida ja et kuidas see polka käib. Just, ja kõik ju väga olulised osad on ju. Täpselt. Just. Nüüd, kui tulla, ilmselt iga tantsija jaoks väga oluline sündmus on ikkagi üldtantsupidu, mis ju nüüd oli paar kuud tagasi. Mis oli teie jaoks selline kõige emotsionaalsem hetk selle suure peoga seoses? Kuna see oli minu kõige esimene pidu juhendajana, siis kõige selline emotsionaalsem hetk oli see, et kus oli viimane etendus. Kõik olid platsil, olid tantsijad, olid juhendajad ja siis vaadata kõrvalt ja kaasa tantsida terve see plats, kõik need juhendajad ja need emotsioonid. Et see oli see hetk, kus võttis pisara ikka silma ja mõtlesin, et ma olen nii suure töö ära teinud, et 3 rühmaga peol ja kõik tantsivad ja kõik naudivad seda. See on kindlasti väga vahva, et meie ju noorterühmale seda võimalust ei olnud, et isegi kandideerida. Niimoodi, et mina seiklesin sinna publikusse ja ütleme nii, et isegi publikus ju tuli pisar silma ja see oli väga südamlik ja väga tore. Aga suve alguses ju, kui nüüd jätkata pidude lainel, oli Kodavere esimene tantsupidu, kus te olite kunstiline juht. Et võib-olla millised muljed sealt on? Nii, Kodavere pidu siis tegelikult alguse sai üldse sügisel, et kus mul tuli mõte, et tantsijatel, täiskasvanutel on küll suur pidu tulemas, aga mitte ühtegi sellist väiksemat pidu ei ole ja noortel tegelikult ei olnud üldse väljendit. Just. Siis mul tuli mõte, et nii, Liis, sa oled ühe peo teinud, sa oled teinud ainult naisrühmadele. Võtaks siis väljakutseks nüüd teha mudilastest kuni siis täiskasvanuteni välja. Et see kogemus oli täiesti teistsugune, et kuidas läbi mõelda, mis on see idee. Et idee tegelikult tuli mul üldse, ma olin juba voodis ja siis ma võtsin telefoni välja, kirjutasin üles nii, et kuidas me saaks inimestena tagasi loodusesse. Et me alatihti, kas võtame oma arvuti või telefoni, oleme sotsiaalmeedias, et elu on nii kiireks muutunud, et võtaks see aeg, et korraks minna loodusesse ja lihtsalt kuulata, mis loodus räägib. Ja sealt siis edasi tuligi, et kelle ma võtan enda kõrvale, kuidas ma koos juhendajatega paneme kava paika. Et ma ei teinud seda üksinda, siin taga oli hästi suur meeskond. Ja ma olen tervele meeskonnale ja Peipsiääre vallale nii tänulik, et anti selline võimalus teha üks pisikene traditsioon. Et pidusid tuleb veel. See on väga tore kuulda. Just see pidu toimus ju palal ja ma nägin meie kooli näitel seda, et kui tuli see, et ja nüüd tuleb uuesti kohalik tantsupidu, tuleme kokku palastaadionile, siis tegelikult meie enda kooli õpilased olid, see tantsupeo traditsioon nagu taastatakse, sest ju vanas Palavallas toimus tantsupidu, mis oli minu elu esimene tantsupidu, mul sai nüüd 10 aastat sellest, on ju, et väikse mudilasena sai tantsitud siin palal ja siis nüüd tehti see uuesti ja tegelikult see aitas tuua neid noori sinna kokku ja üldse kogu suguvõsa oli seal koos, mis oli nii tore. Ja see kindlasti lõi väga palju erinevaid võimalusi ja ma võin öelda, et väga paljud inimesed olid väga õnnelikud, et see pidu oli ja toimus ja kui öeldakse, et tuleb veel, siis see on kindlasti väga oluline.
Kindlasti tuleb veel, et ma seda ei saa lubada, et iga aasta oleks. Et see korraldustöö seal taga on päris suur. Aga et kui ei ole selliseid pidusid tulemas, et Kagu-Eesti peod või et kus saaks esineda, et siis kindlasti võtame ette ja teeme uue peo. Et hetkel minu meelest aastat me ei ole veel paika pannud. Et ma tean, et sellel aastal ei tule, sest on tulemas laulupidu. Et 2 suurt üritust me ka samal aastal ei taha teha. No mõistlik neid nagu hajutada, aga kui see on ikkagi ju suur üritus ja seal taga on suur meeskond, aga mis on see võib-olla kõige raskem osa selle juures, kui korraldada nii suurt üritust? Ega tegelikult, kui sul on õige meeskond, siis seal taga ei ole mitte midagi rasket. Et kõige raskem võib-olla ongi kokku panna see meeskond. Kuigi Peipsaare valla puhul mul ei olnud ka see raske, sest Reet on alati olnud pundis, Alatiskivi kunstide kool on alati olnud, mõlemad koolid, et siin on nii äge meeskond juba varasemalt olemas. Ja see lihtsalt nagu võtta juhina üle, et nii, teeme selle, et siin ei olnud tegelikult raskusi. Et siin oli nii äge korraldada ja sellepärast tegelikult ma tahan ka veel teha seda. See on ülivahva. Aga see oli Kodavere tantsupidu Looduse lummuses. Kas seda kuidagi mõjutas murdekeel ka? Tegelikult mõte oli teha kõik need vahetekstid murdekeeles. Need olid mul endal koostatud koostöös ChatGPT-ga. Et sealt ma sain mõtteid, et mida teha. Aga et kui me Reedaga arutasime, et kui me paneme selle murdekeelde, siis kaob see sõnum tagant ära. Et siis me otsustasime tegelikult, et vahetekstid ikkagi jäävad nii nagu on. Et algselt oli plaan, et kõik vahetekstid on murdekeeles. Tore, kui see nagu käidi välja erinevaid variante. Aga kui me juba siin murdekeele teema juures oleme, siis kas üleüldises elus teid see Kodavere murrak kuidagi mõjutab? Kodavere murrak kahjuks mitte, et kuna ma ei ole kohalik, elan hetkel Tartus, siis see murrak ei ole mind mõjutanud. Aga mind on mõjutanud Võrumaalt võro kiil. Ehk siis see murrakutega kokkupuude on olemas, aga kahjuks Kodavere omaga pigem vähene. Nüüd, kui mõelda väga laia või väga pika tuleviku peale, siis millised oleks need tulevikuplaanid? Kindlasti suur plaan on jälle uuele tantsupeole minna. Et uus üldpidu on koos noortepeoga. Et sinna saavad minna nii noored kui täiskasvanud. Enne seda on siis tulemas Kagu-Eesti tantsupidu, on tulemas naiste tantsupidu. Et neid tantsupidusid on järjest tulemas. Et kuna tants on see, mis mulle endale päriselt meeldib, siis sellest ma ei loobu. See on väga vahva. Aga kui ma usun, et tantsuõpetajad, tantsujuhid käivad omavahel ikkagi, nad suhtlevad, käivad läbi, on ju. Ikka. Et kuidas praegu tunne on, kas meil on Peipsiääre vallas tantsujuhte, kas meil see tantsutraditsioon püsib? Kindlasti on, aga ma näen ka seda, et oleks vaja nooremaid juurde. Et ma ei tea hetkel, kui palju lasteaedades traditsioon on ja kui palju tegelikult koolides, et kas kõik õpilased, kes tahavad, saavad tantsida. Ja kui tehaksegi see tants selline pooleldi kohustuslikuks, et võib-olla siis jätkuks see tantsutraditsioon just järeltulevatega edasi. Et mul on küll kahju, et Peipsaare vallas ei ole gümnaasiumit, et kuni 9. klassini, aga et siis ongi, et nad saavad kuni 9. klassini tegelikult saab tantsida siin ja siis saab ju edasi minna kas Tartusse või Tallinnasse või kuhu kooli minnakse, et ka tavaliselt gümnaasiumites on olemas tantsurühm. Ja enamasti ju tullakse oma kodukohta tagasi, käiakse koolis ära, mingi aeg elatakse kuskil mujal ja lõpuks tullakse koju. Just, nii väga tihti on. Aga
aga kas teil on midagi oma mingit teemat, millest võiks rääkida? Ainuke võib-olla see, et kui keegi tahab päriselt tantsida, et siis tulge ja öelge kas või oma koolis õpetajatele või täiskasvanud tahavad tantsida, siis Peipsaare vallas on erinevaid tantsurühmi, kuhu saab minna. Või et kui sa ei taha rahvatantsu teha, et siis on saab ka teisi tantsulihikke, et kõik on võimalik. Et tuleb ainult küsida ja suurelt unistada. See on väga, väga tore sõnum. Nüüd, kui me tuleksime siis siia algaja tantsujuhi koolituse kursuse juurde, siis võib-olla mis sealt kõige rohkem meelde jäi? Ma läbisin 2 erinevat koolitust seal. Et esimene oli siis esmane koolitus ja siis kohe otsa tuli ka jätkukoolitus sellele. Me saime kokku kord kuus ja terve nädalavahetuse. Ja et me olime siis erinevates kohtades, et kuna olime Tartumaal, olime vahepeal Valgamaal, Võrumaal, jõudsime vahepeal ka Tallinnasse. Et kõige meeldejäävam oligi see, et me nägime nii palju erinevaid tantsujuhte, kellel igal ühel oli oma käekiri ja iga teema oli nii põnev, et minu jaoks oli see, et see oleks võinud kesta kauem. Aga et ta oli selline, ta oli tegelikult mõnusa pikkusega, aga lihtsalt, et see ei läinud nii spetsiifiliseks. Et iga kord me saime ka, kas mitte päris koduseid töid, aga et selliseid nippe, mida sai kohe oma tantsijate peal katsetada. Ja tantsijad kohe teadsid, et kui ma olin tulnud sellelt koolituselt, siis nad ütlesid, et nii, sul on mingi uus asi. Sa vist jälle käisid siin oma koolitusel, ma ütlesin, et kus te küll saite aru? Aga et jah, ma katsetasin hästi palju erinevaid asju, mis võiks sobida. Et kuna ma just alustasin tollal all juhendamisega, siis oligi see, et katsetasin neid asju, mis võiks mulle meeldida. Nüüd ma katsetan pigem vähem, aga et ka vahepeal, kui näen mingit sellist põnevat asja kellegi teise trennis või mul tuleb meelde, et kuule, ma olen ise seda teinud. Et siis ma ikkagi katsetan. Ja tantsijatele ma teen tavaliselt mingid koordinatsiooniharjutusi. Siis nad saavad ka vaadata, et nii, Liis vist on jälle kodus midagi uut õppinud. Väga vahva. Aga kuidas teie näete, kui on selline, ütleme, et tuleb inimene tantsib ja siis mõtleb, et nüüd tahaks nagu juhendama hakata, aga võiks natuke kuskilt mingeid näpunäiteid saada. Kas on veel lisaks sellele kohti, kust saaks minna ja õppida ja koguda seda silmaringi natuke laiendada? Õppida saab näiteks Tallinnas minust on iga 2 aasta tagant. Võtakse vastu koolidesse. On olemas Ilma Adamsoni tantsukool, kus saab õppida. Ja siis Eesti Rahvakultuuri Keskusel on ka oma kool. Et see on 2-aastane õpe. Sinna on kandideerimine. Aga seal on ainuke selline miinus, et on tasuline. Aga et kui oma kohalikus kogukonnas tahta hakata juhendama, siis minu õpetaja juurde. Ütle, õpetaja, mul on mõte, et ma tahaks vaadata, kuidas käib juhendamine just läbi juhendaja pilgu. Ja siis ma usun, et juhendaja on alati nõus võtma kaasa. Ja siis saab vaadata nii, kes teevad lastetrenne, saab lastetrenne vaadata. Ma ise olen ka just alguses käisin vaatamas, kuidas tehakse näiteks mudilastele trenni Tartus. Siis käisin vaatamas, kuidas põhikoolis tehakse. Ja lõpuks käisin siis vaatamas, et kuidas tehakse ka täiskasvanutele. Et ma kindlasti julgustan kõiki, mine ja küsi ja mine vaata, et mida tegelikult erinevad erialad teevad. Et ega sa enne ei saa teada, et kas sa tahaksid olla lisaks põhitööle ka tantsuõpetaja või juhendaja, kui sa ei tea, mida sa tegema pead. Just, kindlasti see erinevate vanuserühmade juures näiteks käimine aitab leida seda, mis on see, millega sa ise tegeleda tahad. Aga kui rääkida tantsutunnist, mis on ühe tantsutunni selline nagu olulised punktid? Kui tantsutundi alustada, siis kindlasti tuleb tere öelda. Aga et peale tantsutunni algust siis kontrollitakse, et kes on kohal,
kes on haiged ja siis saab minna soojenduse juurde. Et mina olen teinud soojendust kõigepealt, kui on täiskasvanud, et siis on kõigepealt ringi peal, teed natukene võimled, teed soojaks, siis vahepeal saab joosta, et teha vastupidavust. Jooksu ajal siis saab ka hüpata harki kokku või siis ühe jala peal, et natukene treenidagi lihaseid ka. Peale jooksu lähen ma diagonaali peale, et diagonaali peal on siis natuke spetsiifilisemad harjutused, et puhastada siis tantsijate põhisamme ja lasta neil keerutada. Ja kuna ma juhendan ka ühte segarühma, siis mul keerutavad ka mehed, ei pääse ka nemad. Aga kui kõik see on tehtud, et siis ma annan neile pisikese joogipausi ja kui ei ole tantsupeoaasta, siis teen ka jõudu, et kõhulihased, kosmonaut, kätekõverdused, plank, et kõik on selline osa trennist. Ja kui soojendus ja jõud on ära tehtud, siis saab minna repertuaari juurde. Ja siis saab natuke tantsida ja lõpus siis alati on oluline venitamine. Et tantsupeo hooajal on natuke raske teha seda, aga kui ei ole üldtantsupidu, et siis ma alati jätan ka selline 15-20 minutit ka venituse jaoks. Sest ma kohe näen, kui tantsijad on aasta aega venitanud, et kuidas tegelikult lihased muutuvad pikemaks. Ja siis tuleb suvepuhkus ja siis tullakse tagasi, et siis tuleb just kui algusest alustada nii jõuga kui ka venitustega. Et aga laste puhul on tund hoopis teistsugune, et nende puhul kasutame hästi palju mänge, et just mänguformaadis õpetan näiteks samme, põhimõisteid, ja siis premeerin ka, et kui me oleme mingi tantsuosa ära õppinud, siis ma lastele alati nii, kui me selle nüüd ära õpime, siis ma teen teile ühe mängu. Aga need kõik mängud ongi, nad ei ole lihtsalt mängud, vaid tegelikult sinna sisse on peidetud kõik elemendid, mida neil endal on vaja. Aga nad vaatavad, et see on nii lõbus mäng, et teeme kaasa. Just, läbi mängu õpetamine tuleb ilmselt väga paljudes erinevates asjades kasuks. Läbi mängu näiteks saab õpetada ka ettevõtlikkust. Ma varasemalt olin ettevõtluskülas ka juhendaja ja koolitaja. Et jah, läbi mängu saab õpetada, ma usun, et ka kõiki kooliaineid. Et lihtsalt õpetajal tuleb võib-olla natuke rohkem tööd teha, aga ma usun, et tänapäeval on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas lastele tunnid ägedaks teha, nii tantsutunnid kui ka miks mitte bioloogia või geograafia või matemaatika. Kindlasti mina ise kooliõpilasena ja suheldes ka noorematega näen seda, kui palju see läbi mängu õpetamine tegelikult neile annab ja asi jääb paremini paljudele siia kahe kõrva vahele, kui see on tehtud huvitavaks. Aga rahvatantsu juures ilmselt väga suur osa on, või väga tähtis osa on rahvarõivas, rahvariie. Võib-olla, mis on selline, huvitav küsimus, mis on teie lemmikosa teie rahvarõiva sellise pidukomplekti juures? Kuna mul on mustjala rahvarõivad, siis nad on natuke teistmoodi. Nad on saartelt, nad on lühem seelik ja hästi kõrge tanu. Et mulle endale meeldib see tanu just, et jah, ta on küll ilmastikule selline, ta ei taha niiskust, ta ei taha võib-olla väga palju päikese käes olemist, aga et just see, et ta on nii teistsugune, et kui mandril on ikkagi sellised väiksemad tanud, siis saartel olid ikkagi nad päris kõrged. Ja teine asi, mis mulle selle juures, oma rahvarõivast juures meeldib, on siis sukad. Neid ei ole ma veel kätte saanud, aga et mul üks rahvatantsurühm kinkis mulle originaalsukad, et mis siis läksid nüüd tegemisse minu mõõtude järgi. Väga-väga vahva. Aga rahvarõivaste juures juba olles, kas pastlad või kingad? See oleneb, kuidas rahvarõivas nõuab. Mina näiteks mustjala juures tohin kanda, kui mul ei ole sukkasid, tohin kanda pastlaid.
Et selles mõttes, et see oleneb, kuidas on paika pandud. Osad juures võivad olla ainult kingad, osad juures võivad olla pastlad. Ja ma ütlen, et tegelikult mõlematega on mugav tantsida. Et mul ühes rahvatantsurühmas, kus ma ise tantsisin, olid kogu aeg pastlad, aga kui ma teise läksin, siis olid kogu aeg kingad. Et see oleneb, kuidas juhendaja nõuab ja kuidas tegelikult on ette kirjutatud. Just, et siin vahepeal, kui ma ei eksi, käis läbi see, et aga vanasti ju pastel oli ainult see tööjalanõu, et miks on ju, aga tegelikult ma näen ka, et tõesti nii, kuidas ette nähtud on ju. See näitas vanasti, et kui on king, et siis oli jõukam rahvas. Aga et kui oligi selline oma kogukond, siis kõik ei olnudki rikkamad, et sa pididki kandma pastlaid. Ja ei olnudki võimalik kingi osta, et see on jah, et nüüd on jah, meil on kõik võimalused olemas. Võta, millist pastelt tahad või millist kinga sa tahad, et võimalusi on nii palju. Just. Aga ma usun, et me olemegi saanud vist kõik teemad läbi rääkida. Et või on teil midagi, mida rääkida? Ma usun, et kõik on läbi käidud, aga et leidke endas üles tantsurõõm, et sa ei pea minema tantsima kas või, sa võid tantsida ka kodus, et pane muusika ja naudi seda muusikarütmis liigutamist. Mitte keegi ei pea seda vaatama, sa võid teha ka seda üksinda. Ma usun, et see on väga-väga tore sõnum, millega täna otsad kokku tõmmata. Aitäh, Liis, et sa tulid meile külaliseks. Aitäh teile, et te nii rõõmsalt mind vastu võtsite. Ja minu poolt ka aitäh kõigile, kes meid täna kuulasid ja teiega me kohtume juba oktoobris. Aitäh! Aitäh!